Mina olen Kaarel Taimla, Eesti Noorteühenduste Liidu juht ja meiega on täna Evelin Sipp, Eestimaa Rohelised juht. Tere tulemast! Aitäh kutsumast! Värskendame natukene mälu. Kunagi ammustel aegadel olite Keskerakonna liige. Kuidas 2023. aastast teist sai hoopis Roheliste erakonna liige? Jaa, see on tegelikult päris põnev lugu, aga lühidalt on lugu järgmine. Hea sõber palus appi Riigikogu valimiste kandideerimisel kampaaniat natuke nõustama. Mõeldud-tehtud, andsin talle natukene nõu, mida ta võiks teha. Ta mõtles, aga tuule tead, et aga meil nagu erakonnas ka, et siin valmistuvad kampaaniaks, et äkki sa annad nagu neile ka natuke. Sain kokku, arutasime, pakkusin talle ideid, andsin natuke. Ja siis läks veel natukene mööda ja siis mõtlesin, et aga kuule, aga äkki sa oled nõus kandideerima ka. Siis ma kandideerisin, ma ei olnud erakonna liige. Mõtlesin, ma ei ole poliitikas olnud, ma ei tea, 11-12 aastat vahepeal, et ei ole kuidagi aktiivne olnud, et kui teil sellest on abi, siis ideed mulle meeldivad ja roheline olen ma ka. Ja siis, kui said valimised läbi ja oli uute juhtide valimise aeg, siis pöörduti uuesti mu poole, et mis sa arvad, et äkki lööd ka kaasa. Ja ülejäänud on nüüd juba. Nüüd olete Rohelistes, pean tõdema, väga palju ei ole viimasel ajal kuulnud. Kuidas erakonnal läheb? Erakonnal läheb töiselt ja toimekalt. Lihvime oma valimisnimekirju, programme ja järgmisel teisipäeval lähevad need lukku nagu kõigi teiste erakondade valimisnimekirjad üle Eesti. Et Rohelised küll väikse erakonnana on 2 linnas kindlasti oma nimekirjaga ja paljudes valimisliitudes üle Eesti. Käisin natukene interneti avarustes ringi ja täheldasin, et vahepeal sai juhatuse liikmete volitus läbi alles siin aprillikuus, kuid üldkogu sai korraldatud augustis. Mis teil juhtus? Ei juhtunud mitte midagi. Lihtsalt tundus olema mõistlik mitte vastu suurt suve valimisi korraldada. Valmistasime ette, tegelesime valimisteks ettevalmistamisega ja tegime selle protseduuri läbi. Kes on üks parteikaaslane või erakonnakaaslane, kellega läheksite hea meelega matkale? Tegelikult neid inimesi on palju. Rohelised, kes armastavad metsa ja loodust ja on kirglikud inimese ja looduse kaitsel, siis neid inimesi on palju, aga kindlasti ma läheksin oma kolleegi Avega, kindlasti ma läheksin oma kolleegi Rasmusega metsa. Aga kui võtleme nüüd ainult Ave või Rasmuse peale, miks nemad? Sellepärast, et nad on toredad, targad. Nad on mõlemad Kaitseliidu taustaga. Metsas hätta ei jäta? Ei jäta hätta ja nad on väga usaldusväärsed ja väga abivalmis inimesed. Ja see kõik kokku on väga tore. Kui lihtne või keeruline on koos hoida erakonda, kellel on sotsiaalselt ja majanduslikult väga erinevad väljavaated? Väljavaated on ju üsna ühesugused, mitte erinevad. No ma siin lugesin lihtsalt natukene internetis vahepeal, teate siin astmelisest tulumaksust või Palestiinast või näiteks Covidi teemadel, et tundus, et see spektrum oli ikkagi nagu valdavalt lai, et jah, nii-öelda roheline või kliima toob nagu kokku, aga sellegipoolest. Väljavaated, sa kasutasid sõna väljavaated. Okay. Ma seekord sellele natukene jorisesin vastu. Teemade hulk on loomulikult laiem, sest iga erakond peab suutma tõsta oma professionaalsus sellele tasemele, et rääkida kaasa kõigis olulistes teemades. Nii-öelda baasteemades ja ka päevapoliitilistes teemades. Sellisel erakonnal, kes on parlamendiväline, on see kindlasti suurem väljakutse kui teistel. Aga samas on meil vastu teenet ootamata kaasamõtlejaid ja abilisi Eesti tippteadlaste hulgas, tippspetsialistide hulgas ja see annab võimaluse kompenseerida võib-olla seda, et me igapäevaselt ei saa nii hästi briifitud ja nii häid tugimaterjale ja kohtumisi kui näiteks parlamendierakonna. Et kui sa küsid, et mina, kes ma olen olnud päris mitmes parlamendi koosseisus, et millest ma tunnen puudust, siis on see tegelikult kvaliteetsed nii-öelda white paperid, analüüsid, nii-öelda tulevikustsenaariumite dokumendid, mingid faktipõhised kogumikud.
sest et ma väga hindan sisu ja süvenemist ja kvaliteeti. Aga mida saaks muuta, et parlamendierakondadel või parlamendi välistel erakondadel oleks samuti ligipääs? No tegelikult ma võib-olla vastan selle nurga all, et tehniliselt on see ju täna võimalik. Meie poliitiline kultuur lihtsalt ei soosi kaotajaid, ka Eesti parlamendi opositsiooni roll on marginaalne, rääkimata siis nendest, kes on väljapool parlamenti. Siin on roll presidendil, siin on roll erinevatel riigiga seotud institutsioonidel, kellel on sellise sidususe, institutsionaalse sidususe loomise võimekus ja ka finantsiline võimekus. Ma ei välista, et me jõuame tagasi sellesse olukorda, kus me koostame nii-öelda varivalitsuse, kelle laual võiksid olla sisuliselt need samad materjalid, mis on päris valitsusel, sama info, ärme teeskle, enamus nendest materjalidest ei ole riigisaladus, ei tohiks olla kuidagi strateegiline saladus nii-öelda mingi poliitilise omakasu saamiseks. Need on tavalised avalikud materjalid, mida Eesti Vabariigis väga hästi peidetakse, mida arvestades Andmekaitse Inspektsioonis laual olevaid vaidlusi, üldse nagu hea meelega ei jagata ja ei tekitata tüli, et äkki keegi teine veel on hästi informeeritud ja valmis kaasa rääkima. Et see on natuke laiem probleem. Ma arvan, et sa ei pane pahaks, et ma selle nagu vedasin teise konteksti natuke. Ei ole hullu, kõik on teretulnud, selles mõttes oma mõtteid peabki väljendama, selleks ongi õige ja hea koht. Aitäh. Mina küsin hoopis muidugi nüüd vahepealaks sootuks midagi muud, kui erakonna auks või nimel peaks tegema ühe tatoveeringu, siis mis see oleks ja kuhu te selle teeksite? Ma tegelikult ei tatoveeriks ei erakonna auks ega kellegi teise auks, mitte kuhugi, mitte midagi. No siis on lihtne konkreetne. Ma vaatasin e-äriregistris natukene ringi. Erakonnal on praegu natuke üle 700 liikme ja pigem on see nagu stabiilselt ja vaikselt kahanenud. Milles on asi? Nagu ikka, Eesti elanikkond vananeb. Loomulik kadu. Ja ongi kõik? Ei, see ei ole päris kõik, aga see on osa sellest vähenemisest. Ja ma üldiselt panen tähele, et minust enamus erakondade liikmete arv väheneb pigem. Ja on kindlasti inimesed, kes avastavad endal mõne teise maailmavaate ja neile tundub, et seda on kasulikum kuskil mujal realiseerida. Vabariik. Euroopas on rohelistel vahepeal vähemalt pigem hästi läinud. Täheldasin reitingutes, et Eestimaa roheliste toetus on seal nii 2 ja 1% vahel olnud parajalt pikalt juba. Kas Eesti rahvale ei lähe lihtsalt kliimateemad korda? Ma arvan, et lähevad korda keskkonnateemad ja läbi nendega kliimateemad, aga nagu võib-olla päris paljud meediaanalüütikud on täheldanud, siis Eesti vaba meedia käsitlus keerulistel teemadel ei ole päris avaliku nii-öelda haridusliku huvi nagu tugevalt kattev. Ja päris paljud inimesed tegelikult ei teadvusta, mis asi tegelikult. Et suur osa keskkonnateemasid on kliimateemad. Kui sa läheneksid nendele läbi nii-öelda kliimasildi, siis inimeste ajud ja tähelepanu on ikka päris korralikult ära pestud ja öeldakse, ei, meie kliimaga ei tegele. Toota äkki mingisuguse hea näite? No ma ei tea, näiteks metsade üleraie. Et kas see on metsateema, loodusteema, majandusteema, majanduskasvu teema või kliimateema? Tegelikult on see kliimateema ja ta on ka kõike muud ka ja ta on ka kultuuriline ja vaimse tervise ja üldse rahva tervise. Et lihtsalt, et inimesed oma niisuguses infomüras või ülekülluses või oma igapäevase eluga hakkama saamise nagu võitluses lihtsalt ei suuda liiga palju mõtestada ja neid seoseid nagu enda peas kinnistada. Ehk siis, et ikkagi teised teemad tunduvad lihtsalt olevat olulisemad. Kas nii? See on täpselt see interneti dopamini laksu teema, et kogu aeg saab sõita mingisuguse päevapoliitilise triangliga üle nagu nendest süvenemist vajavatest baasteemadest. Ja siis sul nagu aju töötab kogu aeg niimoodi, et ta kogu aeg nagu midagi protsessib, aga tegelikult tarbib nagu rampstoitu.
Aga mida saab siin teha, et muuta? Mis see imevalem on? No imevalemit ei ole ja ma arvan, et inimese nii-öelda kasvatuslikud või harjumusi muutvad protsessid on pikad ja nendes peab olema väga järjekindel ja väga teadlik selles, et kuidas su aju sind iseennast petab või alt veab kogu aeg. Aga et ikkagi mingi vastuse ma pakun, et see on natukene niisuguse demokraatia mudeli ja avaliku debati pidamise reeglite nagu teadvustamine, kokkuleppimine ja väga selgelt korrale kutsumine. Et kui meil ei teki niisugust turvalist arvamusruumi, siis meil ei teki ka see kultuur ei süvene ja ütleme niimoodi, et keskmine inimene muutub kogu aeg rumalamaks, mitte targemaks. Aga keskkonnateemadel teised erakonnad räägivad ka kaasa. Üheks nendeks on sotsiaaldemokraadid. Olen kuulnud ka siin mõtteid, et sotsiaaldemokraadid ja Eestimaa rohelised võivad ühineda. Mis sellest plaanist on saanud? Ma ei tea, kas see on kunagi plaan olnud. Ilmselt plaan ei ole olnud. Aga mõte... Enam ei ole vähemalt plaan või praegusel hetkel see teema ei ole? Plaan ja mõte ei ole üks ja sama. Et plaani ma ei tea, et oleks olnud, aga mõte on olnud. Ma natuke selgitan seda. Rohelistel ja sotsiaaldemokraatidel nii-öelda Euroopa poliitilises peres on väga tugev ühisosa ja väga terav ka nii-öelda poliitilise spektri küsimustes, milles me erineme. Eestis on probleem pigem selles, et valitsuste pürgivad erakonnad muutuvad kõik ühesugused. Nii-öelda võimu ja korruptiivse käitumise keskseks. Ja vahet ei ole, millist maailmavaadet nad deklareerivad. See, kuidas nad reaalselt võimu teostavad, on enamasti alati ühesugused mustrid. Nii nagu sotsiaaldemokraadid rääkisid ka reformierakondlased ja kõik teised neid jutupunkte, mida nad arvasid, et valija soovib kuulda. Paraku pärast seda, kui nad oma hääled kätte said, ei ole nad neid jutupunkte kuidagi ellu viinud. Reformierakond räägib looduse või elurikkuse säästmise ja kaitsmise asemel majanduskasvust. Sotsiaaldemokraadid oma tegudes on kõike muud kui loodussõbralikud. Et kui mõni Nõmme inimene peaks kaaluma sotsiaaldemokraatide valimist kui looduse seisjaid, siis nad võiksid mõelda, et mõned aastad tagasi, kui Nõmme inimesed rajasid Eesti 100 puhul nii-öelda aegade lõpuni kestmapidava tammiku, see oli kodanike initsiatiiv, istutati 100 tamme, siis nüüd on otsustanud sotsiaaldemokraadid osa nendest maha võtta, sellepärast sinna on vaja mingit noorte mänguväljakut. Need ei ole päris need väärtused, mis oleks tegelikult aktsepteeritavad. Aga neid näiteid ma võingi jääda. Ühesõnaga, kunagi mõte oli, plaani päriselt ei ole. Vahepeal oleks küsimus, millal sa ennast viimati guugeldasid? Ma päris vastuse jään võlgu, aga ma arvan, et võib-olla ikkagi mõne nädala taguses ajas. Mis on kõige humoorikam, lõbusam või hoopis piinlikum asi, mis sind guugeldades välja tuleb? Ausalt öelda, ma ei tea. Ma jään vastuse võlgu, sest ilmselt tuleb päris palju asju välja. Ja ma ei võta seda kuidagi, ma ei pane sinna oma isiklikku emotsiooni. Mina kõikide kandidaatide puhul olen läbi käinud, vaatasin, et 2017. aastal olite Playboys, aga kui ma selle lahti tegin, siis tuli välja, et te vist ikkagi kirjutasite sinna. Jah, kas oli kirjutatud või intervjuu, aga igal juhul olid seal väga šikid ja siivsad pildid, mis ei ole kuidagi Playboy nii-öelda nagu põhijoonega haakumises. Et see ilmselt oligi reklaamitrikk, ma oletan natukene seda nii serveerida. Absoluutselt. Lihtsalt kui lahti teha see pealkiri, siis tekitas korraks kõmu. Teie koduleheküljel on, nii nagu ütlesite, see programm veel valmimisel, on ainult Euroopa Parlamendi valimiste oma. Aga küllap olete jõudnud mõelda juba parajalt palju. Mis on need põhilised lubadused nende valimiste ajal? Ma natukene sõnastaksin seda küsimust teistpidi. Olge hea. Et ma ei tahaks rääkida, tähendab,
jaa, kõik ootavad konkreetselt tegusid, eks ju, ja mingisugused väga selgelt väljendatud lubadused. Kui ma saan, siis ma teen ära selle asja. Minu meelest on nagu sellistel lubadustel, ma mõistan, et nendel on nagu koht selles mängus, poliitilises mängus, aga mulle endale tundub, et palju olulisem on sõnastada eesmärgid, mitte asjad, mis ma ära teen, vaid eesmärgid. Aga räägime eesmärkidest. Eesmärgid, kõige olulisemad küsimused täna meie vaates on seotud inimeste vaimse tervisega, kõigi inimeste, ka noorte, ka üliõpilaste, ka laste turvatunde ja sotsiaalse toimetulekuga ja keskkonna ja kliimaküsimustega. Ja see viimane on oluline nii moraalsetel põhjustel kui majanduslikel põhjustel, kui ökoloogilistel ja nii-öelda kliima või keskkonna kohanemisvõime ja vastupanu põhjustel. Et need on 3 niisugust keskset eesmärki nendes saavutada reaalset edasiminekut ja reaalset nii-öelda heaolu ja turvatunde tekkimine või taastumine. Noorte teemadel räägimegi kõige parema meelega, võime sinna bloki poole juba minna ka. Meedias kahjuks käsitletakse noori tihtipeale natukene nagu negatiivse konnotatsiooniga. Loen ühe väikese sellise kommentaari ette, mida me interneti avarustust oleme leidnud ja siis palun teil seda kommenteerida. Noortest on saanud niinimetatud biomass, ainult pilt telefonis, mustad koledad kaltsud seljas. Mida te sellisest kommentaarist arvate? No ütleme niimoodi, et väga sageli sellist pilti kõrvalvaatajana kohtab. Ja see on tõsi, et väga paljudel inimestel, sealhulgas ka väga paljudel noortel, on telefonisõltuvus, on nutisõltuvus ja nad on seal palju rohkem kui võib-olla niisuguses elus ja maailmas väljapool sidevahendid. Kui võtta nagu sellelt, siis nii võib ju kirjeldada. Kui nüüd natuke süveneda, et mis see on tegelikult, millest see pilt nagu räägib, siis ja see kindlasti on nii-öelda subkultuuri näitav, moesuundumusi näitav, aga samas see pilt võib rääkida ka sügavast depressioonist, sügavast üksildustundest, sügavast nii-öelda vanemliku hoole ja sõpradest ilmajäetusest, niisugusest näilisusest, et mul ju kuskil on need inimesed, kellega ma suhtlen, aga need ei ole kunagi minu kõrval ja minu ümber, kui mul on nende abitarvis, inimliku soojuse ja suhtluse ja läheduse puudusest. See võib rääkida palju muid asju, nii et selles mõttes, et mis lugu konkreetselt selle pildi taga on, sõltub võib-olla ka elukogemusest või empaatiavõimest. Ja noortel on kindlasti keerulised ajad ja saame kohe sellest rääkida, aga enne veel kiiresti üks väike vahepala, selline kas-küsimuste mäng. Mina küsin, kas üks või teine ja teie vaadake, et kumb toimub või tundub parem olevat. Kas hommik või õhtu? Hommik. Kas südametunnistus või seadus? Südametunnistus. Kas Rail Baltica või tuumajaam? On vastama. Kas astmeline tulumaks või ühetaoline maks? Astmeline. Kas koerad või kassid? Nad on mõlemad, aga minul on koer. Jaa, meil on laua all ka tegelikkuses koer, kui vaatajad peaksid mõtlema, ehk tabate isegi ühel hetkel ära. Kas parempoolsed või Isamaa? Ainult keerulised küsimused, kerged ei küsi. Ja ütleme niimoodi, et Isamaa väikse tähega. Kas helistamine või sõnum? Helistamine. Aga lähme üldküsimustele, mis puudutavad noori. Kui tihti teie erakonnas arutatakse noorte teemadel? Järjest tihedamini. Milline on üks selline olulisem teema või mõte, millega olete erakonna keskel tegelenud, mis just puudutab noori siis? Need on kõik niisugused toimetuleku ja turvatundega seotud küsimused. Ma lihtsalt nagu näiteks, nad on küll nii-öelda skaalal erinevas kohas ja natuke erinevate asjadega seotud, aga ütleme nii-öelda noorte inimeste eluaseme küsimused, eks ju.
või ülikoolis õppivate inimeste no, nii-öelda toimetuleku küsimused. Aga veelgi enam olen ma ise viimastel kuudel noh, ise tegutsenud ja ka oma kaaslastega jaganud laste õiguste ja lastega seotud kohtuvaidluste noh, täiesti ebanormaalset olukorda, mis on nagu Eesti lastekaitsesüsteemis katki. Tahate rääkida äkki, mis täpsemalt? Teate, seda ei ole võimalik muidugi 2 sõnaga öelda, ma püüan nagu Aga 2 lausega? hästi nagu konspektiivselt öelda. Me oleme ühelt poolt üles ehitanud lastekaitsesüsteemi, formaalselt on see toimiv ja nagu euroopalikud põhimõtted on üle võetud ja selles süsteemis sees on palju südametunnistusega inimesi. Ja selles süsteemis on veel rohkem selliseid inimesi, kes peavad seda lihtsalt üheks töökohaks, võimaluseks oma võimu näidata ja kelle jaoks laste päris laste huvid on mingi teise või kolmandajärguline küsimus. Et lapsi rebitakse katki hooldusõigusvaidlustes, kus reaalselt peaks riik ennast kehtestama. Lapsi rebitakse erinevate toimetuleku tagamise vaidlustes puruks. Lapsed on, millele isegi viitavad mõned erinevad uuringud, on nagu rämedalt seksuaalse väärkohtlemise all ja me ei jõua nende lasteni ja me mängime lihtsalt mingeid mänge täiskasvanute huvides, et kõik on hästi ja tegelikult ei ole hästi. Kõik hästi kohe kindlasti ei ole, just kui me räägime töötusest, mida te ka mainisite, siis näiteks töötuse määr 2025. aastal on üle 10 000 noore, 25,4% ja see on kusjuures kõige kõrgem kogu Euroopas. Siin vahepeal küsiti, kas tõesti kõrgem ka kui Hispaanias? Jah, tõepoolest. Kas see on teema, millega teie meelest tegeletakse piisavalt? Ma arvan, et ei tegeleta. Ja enne kui ma hakkaksin sinna nii-öelda nagu lahendusi vastu pakkuma, ma tahaksin tegelikult ikkagi nagu sellele sisse vaadata põhjalikumalt. Et siin on nagu erinevaid hüpoteese, kuna ma ei ole näinud seda metoodikat, ma ei ole näinud, mis on need lisaküsimused nii-öelda selle järelduse juures, eks ju, need ilmselt natukene kirjeldavad seda põhjalikumalt. Aga et siin võib olla tegemist ütleme natuke niisuguse bürokraatlike võimaluste ärakasutamisega, mida toimetulekuraskustes noorte puhul ei saa neile ette heita. Siin on mõnes piirkonnas on tohutult nagu mustatöö tegemine väga levinud. Samas see võimaldab, eks ju, teatud teenuseid ja tuge saada, kui sa ennast ametlikult töötuks registreerid ja ka kes sotsiaalset turvatunnet lood selle läbi. Et see ei pruugi kajastada seda, et need lapsed või noored on passiivsed ja nagu sotsiaalsest elust kõrval, aga see võib ka seda tähendada. Ma igal juhul enne kui nii-öelda pakun massiivseid lahendusi, tahaks selles iseenda jaoks nagu täpsemalt selgeks saada. Jah, ega rohkem täpsustust ei ole anda, kuivõrd ainult see, et 2017. aastal see number veel oli 4000, nii et selles mõttes üsna kitsas ajaraamis on ta Väga kolossaalselt palju, suurenenud, et selles mõttes mingisugused teemad vast on. Aga lahendused sellegipoolest, ütleme niimoodi, et kas või teie jaoks hüpoteetiliselt, milliseid võimalusi näete siin, kuidas saaks parandada riik või kohalik omavalitsus? Esiteks paindlikud töövormid on see, mis pakub võimalust, ma ei tea, kooli kõrvalt või ütleme niisuguse hapra vaimse tervise kõrvalt teha osakoormusega tööd nii, et sa ei kaota oma sotsiaalseid tagatisi. Igasugune vaimse tervise abi, igasugune majanduslik toimetulek üliõpilastel, sellist olukorda nagu keskmine Eesti üliõpilane, kes selleks, et üldse hakkama saada, peab töötama sisuliselt täiskoormusega ja õppima täiskoormusega, mis ta kärsatab läbi vaimselt, füüsiliselt ja siis on ta hädas, eks ju, et seal tuleb luua samamoodi paindlikke mehhanisme ja et niisugune grimassiga ja mõnes mõttes nagu varjatud hüsteeria sellest olukorrast nagu
kõrvaldada, et kõigil oleks selge, mis see tegelik olukord on. Et ei ole niimoodi, et meil on pidu pillerkaar, natukene loenguid, aga selle taga on tegelikult tohutu depressioon ja ka must masendus, et kuidas üldse saaks hakkama, eks ju. Kui mõtleme kunagistele aegadele, teie olete noor, mis oli teie esimene töökoht ja kui vanalt alustasite? Ma tegin üks 7-8 aastat tagasi ettekannet ja selle ettekande tarvis ma loetlesin ära kõik tööd, mida ma olen teinud kunagi raha, ühesõnaga ma olen saanud mingit tasu nende eest. No ei pea isegi tegelikult minu küsimus olema tasu osas, aga jaa, aga ütleme, see defineerib tööd, eks ju. no. Ja erinevaid asju oma elu jooksul olen ma teinud mingi 40-50 erinevat tüüpi tööd. Mind huvitab see esimene. Esimene, ma arvan, et see oli TPL-is mingisuguste kilomeetri pikkuste peedivagude rohimine, ma arvan. Ja kui vanalt te sellega tegelesite, kas mäletate? Ma arvan, et see võis olla kuskil 4-5 klass. Aga ütleme niimoodi, et kuna minul olid maavanavanemad, siis mina käisin iga suvi, olin vähemalt 6 aega nendel abiks ja tegin seda sama tööd, mida ma seal TPL-is tegin, aitasin vanavanemaid, rohisin, kõpklasin, tegin kõike maatöid, nii et ma pean oma ignorantsusest ikka välja näitama, mis asi on TPL? Töö- ja puhkelaager. Seda nimetati malevlased olid nagu see üliõpilasmalev oli siis nagu vanematele üliõpilastele ja siis töö- ja puhkelaager TPL oli siis nagu noorematele koolilastele. Sai siis puhata ka? No eks seal ikka sai muidugi, aga ütleme niimoodi, et see on ikkagi nagu vaimselt väga raske ja ma arvan, et mul oli mõnes mõttes niisugune lapsepõlve trauma sellega, et väike laps, mida sa vajad? Sa vajad väikest eduelamust ja sa vajad tunnet, et sa saad sellega hakkama. Aga kui see peedivagu on, ja ma ei liialda, on kilomeeter, 1,5–2, sa ühe tööpäevaga ei jõua isegi selle ühte vagu lõpuni nagu kõblata või rohida, eks ju. Et see ei paku eduelamust, no, mitte kuidagi ei paku. Et vähemalt need tulevased töökohad oli siis 40 või rohkem, et on vähemalt loodetavasti toredamad olnud. On, absoluutselt. Aga teeme ühe sellise vahepala veel. Mina ütlen siis märksõna ja ootan teilt kas sõna või lühikest mõtet vastu ka. Eestikeelne haridus. Vajalik selleks, et säilitada meie nii-öelda eestikeelne ja kultuuriruum ja inforuum. E-sigaretid. Enesepettus ja ohtlik keskkonnale. Maksud. Vältimatu, kui me oleme otsustanud ühiselt oma riiki pidada. Tammsaare park. Problemaatiline. Noortekeskus. Vajalik. Populism. Paratamatu, aga ohtlik. Tõuksid. Mõistlikult kasutades vajalik. Tai andmetel sündis Eestis viimasel 2024. aastal kõige vähem lapsi alates sellest hetkest, kui on statistikast tehtud. Mis on teie hinnangul loonud sellise olukorra, kus meil on rekordmadal sündimus? Ühelt poolt on see seotud, eks ju, nii-öelda demograafilise olukorraga üleüldse, aga teiselt poolt ma arvan, et peamine on ikkagi see totaalne turvatunde puudumine, mis paneb inimesed kõhklema oma eraelulistes valikutes, sellepärast, et nad tunnevad, et kui nad jäävad hätta, siis nad jäävad päriselt hätta, et seda riiki või seda kogukonda, kes neid peaks toetama, nagu tegelikkuses ei ole. Jah, elukallidus on üks asi, mida räägitakse, et on üks selliseid tõsisemaid teemasid, aga Eestis on juba selline nagu üsna helde vanema toetuse süsteem. Kas riigil või kohalikul omavalitsusel on siin üldse veel midagi ära teha või ongi olukord natukene nagu lootusetu? Vanema hüvitis on ainult üks pisikene tükikene nii-öelda materiaalsest toimetuleku garantiist. Selleks, et oma peret ja elu lõpuni oma isiklikku nagu tuleviku ja elu otsuseid muutvaid samme ette võtta, on vaja märksa rohkem ja nendel on ka materiaalses mõttes väärtus,
aga siiski veelgi enam on see niisugune õhustik, niisugune toetav küünarnukitunne, kogukondlik ja noh, märkamise tunne. Ja kui see usaldus, see mõnes mõttes on nagu usaldus inimese ja riigi vahel, kui see usaldus katki läheb, siis ei ole võimalik seda rahaga, seda auku kinni taguda. Ja noh, vanemahüvitis on ikkagi lühiajaline, sellel on oma selge mõju, mingi 1,5 aastat, eks ju, inimeste elus, mõnel juhul seal nagu pikemalt, aga teenused, turvatunne, töö ja pereelu ühitamise võimalused ja kõik need muud valikud, ma ei tea, lasteaiast, ühistranspordist, turvalisest tänavast, kas mu tööandja aktsepteerib, eks ju, mingisuguseid ja nii edasi. Et seal on müriaad küsimusi ja noh, need on nii riigi kui kohaliku omavalitsuse korraldada, aga ikkagi veel, noh, ikkagi see keskne on see tunne. See tunne on see, mis meid nagu paneb või ei pane mingeid otsuseid tegema. Ja see tunne on mõnes mõttes irratsionaalne. Seda ei saa siduda, et kui mul on see konkreetne toetus, siis ma teen sellise otsuse. Need ei käi inimese peas nii. Millal te viimati ühistranspordiga sõitsite? Täna. Kui palju maksab Tallinnas kuupilet? Tallinna kuupiletit ausalt öelda ma ei tea tema hinda, sest et ma olin veel suhteliselt hiljaaegu Tallinna kodanik, mis tähendas, et mina kuupiletit ei ostnud. Nautisin tasuta ühistranspordi võlusid. Peab tõdema, et olete 5 erakonna esindaja ja siiamaani pole keegi veel täkkesse pannud ka, et aga 30 eurot on see, mida siis praegusel hetkel küsitakse. Kas te üürite või omate oma kodu? Mul on kinnisvara, aga tänase päeva seisuga olen ma Tartu kodanik ja Tartus on mul üürikodu. Kas mäletate, kui palju maksite oma esimese kodu eest? Ei mäleta. Kas Eesti noortele on tänapäeval üldse kinnisvara kas siis linnas või maal kättesaadav? Faktipõhiselt mõistagi ei ole. Aga kuidas me saaksime neid noori toetada, kellel on ikkagi see unistus, et ma tahaksin midagi omada? Ma muidugi väga nõustaks kõigepealt neid noori, et võib-olla see omamise mõte ei ole iseenesest nagu kõige ratsionaalsem, aga olukorras, kus meil ei ole ka tegelikult turgu mõjutavat nii-öelda üürikorterite hulka, siis teatud tingimustel on see omamine lihtsalt kokkuvõttes odavam, mõistan seda, aga selleks, et meil kujuneks ja süveneks nagu mitmekülgse sotsiaalse nagu profiiliga inimeste kogumit, on kindlasti vaja kohalikul omavalitsusel sekkuda. Ükskõik, millise nime me sellele heale lapsele leiame, üürikorterid, munitsipaalkorterid, mis iganes nime all, aga see maht peab olema selline, et erineva, nagu ma ütlen, erineva sotsiaalse profiiliga inimesed satuksid ühtedesse samadesse kohtadesse elama ja siis on vaja majanduslikult sellises mahus üürikortereid, kontrollitud hinnaga üürikortereid turule tuua, et see majanduslik oleks. Hiljuti siin tehti meedia vahendusel pakkumine, et äkki lapsetoetus 18 aastat, mida seda makstakse, kokku siis circa 17 000, et selle võiks kõik korraga välja maksta ja siis anda inimestele näiteks sissemaksuks. Mida teie sellisest plaanist arvate? Enne kui ma midagi arvaks, ma tahaksin selle üle põhjalikumalt juurelda ja ausalt öelda näha, milline kasvatusteadlastega erinevate antropoloogidega, et kuidas inimesed nagu päriselt seda kasutaksid ja mis siis nagu juhtuks. Kui te mäletate, siis selle kurikuulsa pensionisamba teise pensionisamba lõhkumisega me ei ole saavutanud... Järvan kirjutas nüüd, et võiks üldse ära kaotada. Et me ei ole saavutanud ühtegi positiivset tagajärge päeva lõpuks ja väga paljud inimesed kahetsusväärselt võivad nüüd elada elupäevade lõpuni oma uue rösteriga, mis on tänaseks juba ammu, eks ju, katki või unustatud, aga neil reaalselt ei ole toimetulekutuge seal. Räägime viimases plokis veel valimistest. Kui vana olite teie, kui esimest korda valimas käisite? No ilmselt ma 18 pidin olema, ma oletan, et ma praegu ei suuda tagasi arvutada, aga ilmselt 18. Aga millise erakonna või inimese poolt te hääletasite?
ma arvan, et see oli taasiseseisvumisaastate kandis ja ma oletan, et ma võisin valida mõnda Rahvarinde kandidaati, et minul on olnud õnn ja au olla ka sellel põneval ajajärgul juba nii noor või vana inimene, et ma ikkagi natukene juba mõikasin sellest, mis mu ümber toimub. No nüüd igatahes saavad ka 16 ja 17-aastased minna kohalikel valimistel valima, aga Riigikogus on siin ka eelnõu, mis ütleb, et potentsiaalselt saaks seda teha ka Euroopa Parlamendi valimistel ja Riigikogu valimistel. Kui ükskord on teie otsustada või vähemalt teie erakonnakaaslast otsustada, kas toetaksite valimise kandideerimise langetamist? Ma tegelikult toetaksin seda muidugi, aga ma toetaksin ka kindlasti seda, et koolis toimuv poliitikute sissetung ja niisuguse parteilise omakasu saamine laste hariduse sildi all nagu loengutesse, tundidesse ronimine, et oleks väga selgelt mitte soovitatav. Või siis on kõik nagu ühes paneelis. Siin peaks ütlema kohe, et teil oleks hea vaadata meie see hea valimistava üle, mida on Haridus- ja Teadusministeeriumi või õiguskantsleriga koostatud, aga teine aeg, teine koht, küsin hoopiski seda, et mida saaks teha teie erakond, et noored oleksid ühiskondlikult aktiivsemad? Toetada, kaasata, motiveerida, harida ja usaldada. Aga mis puudutab seda valimiste head tava, siis ega ükski paber ei täida iseennast. Loomulikult ma olen selle olemasolust teadlik ja seda enam ma sellele viitasin, et reaalsuses sellest ei peeta kinni. Ja see on probleem. Nõustun, aga viimaks reklaamiminutid. Miks peaks üks noor inimene teie erakonna või teie erakonnas oleva kandidaadi poolt hääletama? Üks noor inimene võiks hääletada iseenda elamisväärse tuleviku poolt. Ja võiks hääletada sellise Eesti poolt, kus räägitakse asjadest ausalt ja räägitakse ka rasketest asjadest ausalt ja näidatakse, mis on põhjus-tagajärg seos. Et hea noor inimene, et sa saaksid kaasa mõelda, saaksid koolis omandatud teadmisi kasutada iseenda tuleviku ehitamiseks, mitte lihtsalt laskma ennast konksutada mingitel soravalt sõnastatud loosungitel. Aitäh kuulamast ja aitäh vaatamast. Väga meeldiv oli teiega vestelda. Evelin Sepp, Eestimaa Rohelised juht. Aitäh! Aitäh!